täielik sügis. Ma sõin just pesemast ja ma lähen tööle ja siis ma kuivatan seal oma juukst ära. Aga jaa, sügis on kätte jõudnud, nii mõnus. Ja ühesõnaga, mul on see nädal üpriski kiire nädal, päris palju asju toimub. Secret project. Siis mul on parima sõbranna Heidis sünnipäev. Ma üritan leida aega, et temaga kokku saada. Ma juba panin ennast teisipäevaks tööle, täna on see esmaspäev. Aga hetkel ma nüüd lähengi tööle. Vaatame, mis saama hakkab. Tegin endale siis Dyson Airwrapiga blowouti. Mis asi see on? Mul ei jää lihtsalt sisse see. Nii haige. Thank God, et ma ei ostnud seda nagu endale kodu kasutamiseks, sest see oleks ikka nagu väga waste of money olnud. Ja esimene töö on tehtud. Päris mitu veel minna. Viimane töö käsil, triibutamine ja vaatasin, Andrei pani just story, et me avame koos salongi. Jah, me avame koos salongi. Ülipõnev, ülikiired ajad tulevad, ülilahedad ajad tulevad. Kui sa oled juuksur, kes otsib tööd, tahab mulle töökaaslaseks tulla, tahab minuga koos areneda, teha põnevaid asju, väljakutseid. Ja kui sa armastad oma tööd, siis kirjuta mulle. Teeme midagi ägedat, sest et it's gonna be insane. Mega lae. Mugavustsoonist välja tulemine on alati hirmus ja kõik uus on alati hirmus. Kas kliendid tulevad kaasa, mis see hinnapoliitika on, mis värvid seal on, ma pean appi uusi värve hakkama õppima. Nii et me saame seda koos ja ma arvan, et see tuleb väga lahe. Ega ma muud ei oska öelda. Lihtsalt I trust the process ja kui midagi elus ise ära ei tee, siis tegelikult see ei saagi tehtud. Nii et kuskilt peab alustama ja kuskilt peab midagi tegema. Ilat. Võt, aga ma teen oma viimase töö ära, siis minu arust Andrei saab täna kätte salongi. Ja ma ei teaks, me täna seda vaatama. Exciting! Nivaas on filmib. Fred on niisama abiks. Ja siis nüüd me lähme, võtame salongi vastu. Kell on 11, ma jõudsin koju, käisin pesus ja nüüd ma panin tolmuimeja tööle ja vaatan Malju vlogi. Täiesti crazy oled Malju, sellepärast, et sa paned iga päev põhimõtteliselt looga üle, siis olen mina mingi 2 korda kuus, vaata, lihtsalt ei saa. Saaks ka, aga ma lihtsalt ei saa nii tihti, ma nagu ei viitsi filmida nii tihti. Tegelikult on homme Heidi sünnipäev, 7. oktoober. Nüüd ma peaks tegelikult midagi tegema, peaks tegelikult talle külla minema. Ma midagi tahan talle, kas ma siis saadan talle midagi või ma lähen talle ukse taha või midagi ma teen, sest no, mulle meeldivad kingitused ja kellele ei meeldiks kingitused ja üllatused. Ma panen endale maskiga näkku ikkagi. Kellele meeldib minu soeng? Palun riikriitige. Neid väikseid patse mulle meeldib see koala peale panna. Ei tea, kas see teeb ka midagi, aga äkki niisult on mu kaelavagusid. Miau. Ma istun siin sellega, kuni ma magama lähen. Ma ei suuda sellega magada. Tahad ka näomaski või? Mul ei ole vaja, ma olen nii ilus. Mis sa otsid? Mul ei ole vaja. Sa oled nii ilus või? Jah. Truljalaks on sul või? Truljalaks. Kõht on ka tühi või? Jah. Ei saa olla, just sõime. Üks parimaid snäkke, magusaid. Õnne soovime sul, mul on muidja. Palju õnne, kallis Heidi. Õnne soovime sul. Ütle tšau, lool. Aitäh. Ma ei teagi, mis 23 on. Ei ole midagi ju. Ei ole jah. 23 tuhk ja tolm. See on vana võtt juba. Okei, aitab küll nüüd. Tere hommikust Eestimaa. Mul on huultepeal see Nixi liptint. Sõidan miitingule, siis lähen tööle, siis lähen miitingule ja siis äkki lähen koju. Siuke on tänane päevakava. Ma ei tohtinud Heidit ka ära unustada, okei. Pärast siis äkki jah, üritan teda näha. Tegin siis seda unicorn stiili. Pole päris ammu teinud. Millegipärast nagu vahel ei viitsi teha. Seoses lokipäevaga on ka, et palju põnevat. Nii et kindlasti hoia siin peal, sest jah, väga palju põnevat. Kui keegi oskab soovitada mingit head juuksevärvibrändi, eriti siis ma räägin praegu nagu juuksurikkega, kus tead midagi, kus on hea poolpüsivärv, sest seda mul läheb kõige rohkem. Hea kõrghelestusega värv ja head hallikatusega värvid. Vot. Heidi tuli minu juurde, mitte mina ei läinud tema juurde. Palju õnne sulle. Palju õnne sulle.
aitäh. Juhu. Ja ma vlogin. Ma jõuan alles nüüd koju jälle. Sõbrad. Meie jõuame koju. Me oleme tööloomad. Lähme süüa tegema. Mis sa süüa tahad? Mis ma teen sulle? Ma teen tegelikult seda kotlit ja keedukartult. Sobib? Hakkliha kukesene kastetas. No ei saa teha, mul pole kukeseni. Nagu see oli mega kiire toit. Panin kartulikeema, käisin samal ajal pesus ära ja siis tegin kotletid valmis. Ja siis samal ajal panin tolmuimeja tööle ja ma panin täna selle Nixi uule tindi peale ja see ei tulnud pesus ka ära. Nii tugev. Suht hea. Ja nüüd ma avastasin Põltsamaal ostsin, siis mul oli meigi asju ja ostsin Essence'i mingid asjad sinna ja neil on mingisugune uule pliiats, mingi permanent ja täiesti haige terve päev püsis. Mis sa vahid? Sa jäpid. Ma loogin! Lihtsalt jäpib ebareaalne. Ma jäpin, siis ma liitsin ühe hea asja, ühesõnaga Essence'i see uule mingi marker. Jah. Head tööd. Politsei patrulli videotel on rohkem vaatamisi kui on. Ei ole! Sa pead hakkama meitidega võistlema. No. Ja pead küll. Aga nüüd me lähemegi miitingule. Nii palju peab rääkima. Aga tore. Kasti evenid. Päris raske on. Aga ma loodan, et appi. Nii raske. See uks enne. See tuleb automaat. Thank you, vaata juba mõeldud inimeste peale, et jõuaks kaste tassida. Minu lemmik keha hoolitsuskohake, lähme trenni ja LPG-sse. Käisin pesus ära ja nüüd lähen LPG-sse. Täna tegime päris palju kätele. Ma arvan, mul on oma käed valusad. Eelmine kord, kui käisin, siis ju tuikasid jalad kohe pärast trenni. Ehk siis arvesta, kui sa tuled MC Slimmi stuudiosse ja kui sa ei ole veel siin käinud ka, siis trenn pluss siis need elektrilained teevad ikkagi nii, et sul on pärast valus olla. Crazy. Aga lähme EPK-sse. Mis su nimi oli? Rigo. Oh. Jaa, õige. Oho. Oho. Ühesõnaga, mul tehti nüüd LPG ära. Ma ei suuda. See tähendab selluliit ära, ta on mõnus, lihaseid lõdvestab, naha kvaliteeti parandab. Ühesõnaga, jah. Kui sa tahad, et su naha kvaliteet paraneks ja sul oleks nagu siin vähem selluliiti ja siin ka siis soovitan LPG-d. Nii, ühesõnaga need uule asjad, mis ma rääkisin, on need. Mul on Põltsamaal see ja siis on veel siuke tool ja on siuke tool. Ma võtan need kõik kolm ja see maksab 2,79. Ma teen kotlette. Näitan, kuidas mina teen. Ma räägin, kui sind ei huvita, siis kiri edasi, sest et minust on saanud nüüd retseptimeister ja mina teen süüa. Aga mis ma teen kotlettidega? Hästi lihtne retsept, siuke kodune retsept, väga maitsev. Panin siia natuke punast sibulat, siis löön ühe munakese. Siis ma võtan selle riivsaia ja panen seda, tead, no ikka kuhja panen. Ma ei mõõda, vaid ma panen nagu tunde järgi, aga mulle meeldib, kui on palju riivsaia. Nii, ja siis ma võtan hakkliha, 50-50. Seahakkliha on liiga rasvane ja veishakkliha minu jaoks liiga kuiv. Eriti, kui ma teen koduseid kotlette. 400 grammi hakkliha panen kaussi. Siis sidrunipipart tunde järgi. Siis võtan Himalaja roosasoola ja panen seda ka. No ikka panen. Ja mulle meeldib natuke panna kartuli maitseaine. Tõesti natukene, mitte üldse palju. Varru. Üles! Ühesõnaga. Jah. Nii, ma hakkan nüüd segamist. Nii, ta on õli. Lasen vaniliõli. Ja hakkan küpsetama. Me oleme jälle minu liftis. Proovisin siis seda Essence uut lipkombot. Need markerid on head, aga see uule stein on veider. No see punane, ma ei tea. No ma õhtul lähen Lagucinasse, siis on fine. Ja also see on jope, mis ma sain kunagi kaltsukast. Replay oma. Full on sule jope. Praegu leidsin. Reaalselt leidsin kapist. Et leiad midagi, siis on nagu mingi uus. Panin siukest kõrvarõngat ära. Kõik on raudselt mingi, Keli, mis sul viga on? Miks tööle tulid sellisena? Saan nii palju kiita oma kõrvarõngaste eest. Aga ma ütlen ausalt, ma ei tea, kus ma need sain. Äkki oli H&M. Ja also vaadaks tuule hulka. On ikka veel peal.
ma olen söönud, ma olen kohvi joonud. Nagu ta on liiga punane, aga samas kissing proof. Mulle sobib. Väike mängur mul siin. Nüüd mul on natuke aega, mingi pool tundi ja siis ma lähen Lagucinasse sõbrannadega. Lähen taksoga, siis ma tahaks veini ka juua. Ühe pokaalika jooks pasta kõrvale ju. Nii harva, kui käia Eestis Tallinna vanalinnas, siis räigelt vaibikana. Mulle nii meeldib, nii nunnu. Nii nagu reaalselt ka. Kui lahedad kohad, mida hekki. Nagu mingi pannkoogi kohvik. Issand. Täiesti nagu uued kohad, ma ei ole isegi näinud. Lagucina on seal. Mjau. Ma käisin Jooshu ja nendega ka siin, siis ma istusime tähest sama koha peale. See on nüüd see pasta siis. Kõik peate seda pastat maitsema. Meie võtsime meenuga jagamiseks trühvlifrikud. Ja mis teie võtsite? Bruschetta. Ja me võtsime masustoidu nüüd. Hakkame sööma 4 peale, sest me kõht on lihtsalt nii täis. Kui ma käisin eile siis söömas tüdrukutega ja ma sõin ennast nii üle, tüdrukud, poisid, ei kujuta ette. Ma öösel mõtlesin, ma suren ära. Kuigi ma sõin frikusid, ma sõin saia ja ma sõin pastat. Okei, see on palju, aga nagu ma mõtlesin koju ma oleks reaalselt kettinud, kui ma saaks endalt nagu ennast suruda seda tegema, aga ma ei suuda. Siis ma lihtsalt kannatasin seal voodis. Aga ok, lähme stutti ja hakkame juuksritega rääkima. Andrei, mis me tegime just? Töövestus tegime. Ja mitu veel tuleb? 2 veel. Kas sa jõuad? Jah. Juhu! Kõik on nii ilus lennuka tõuseb. Perfektne sügisilm jälle. Reaalselt teised mehed käivad kuradi siirdamas juukseid. Ja siis on Andrei. Tüübi hairline on otsa ees. No see on täiesti crazy vend ju. Aga need on nagu päriselt sul uued. Tule ära sõna, need ütled ära, sest vastu pärast on perses kõik. Tüüp paljas. Kiilakas, sidrun. Keegi. Tulime nüüd mingeid asju vaatama siia ja Andrei, täna, mis kell on? Kell on mingi 5 ja tüüp ei ole midagi söönud ja ma ka ei ole midagi söönud. Intermittent fasting. Aga ma just vaatasin videot, et inimese keha ongi loodud 3 korda nädalas sööma. Source trust me go. Ei, bioloogiliselt. TikTok. Ma võtsin lõhe, siis ei ole kõhul nii raske. See vend võttis 12 lihapalli. Ja tisumusu. Ta tuli mulle külla. Annette. Ma ei ole kordagi kuulnud, et tüübile mingis... Ühe tõhliga. Kaua sa mind tead? 7, 6, 7, jah. Oh, wow. Sõbranna. Annette. Ma olen praegu liiga aus, aga mul on olnud suva, millega mu näonahk on, aga homme mul ei ole suva, millega mu näonahk on. Ja mul ei ole olnud reaalselt aasta aega, ma arvan, siukest asja, nagu mul praegu on. Nagu see on kohutav. Ma ei ole seda roodi kasutanud, ma kasutasin seda mingi üle eile vist. Ja mu nägu on täiesti breakoutin, nagu täiesti. Ma panin praegu seda bensoksinit, mis ma Türgist ostsin, see punnirohi, panin seda näo lihtsalt täis. See on nagu kohutav. Eriti see pool. Vaata, what is going on here? Läheb üle on ja, Need punnid lähevad ära, panin rohu peale. Täna teen vist siis unicorni jällegist. Ja jah. Ma hakkan siis puhuma siia ümber nüüd. Junn on peas. Nii, ma ei tea, mu enda patsi, kui ma kuskil kadunud panin mingi suvakaga. Aga ready to go to bed. Really beautiful, really nice. Tegemas trühvlimuna putru peekoniga ja siis panin kimchid kõrvale. Mulle viskas see kupa ette, siis ma avasin selle. Oi, see on palju parem. See on ikka nagu hea. See veits tekitab üks käegi. Kõige ilusam sügis üldse, mis on olnud läbi mitme aasta. Tulime Andreiga Vapianosti sööma. Juhu! Meie lähme, Heidi tuli minuga välja, saate aru, laupäeva õhtul. See on tema sünnakingitus talle, minu poolt talle. Ma võin ta jalgpall on parem kui sööks. Lähme Eesti-Itaalia koondise mängule. Sünnipäev, palju õnne! Eesti. Ammu nii palju rahvast ainult Eestis. Kõik tuli välja. Võtsime hot dogi, siis Heidiga võtsime siidrikest. Miks need statad alati nii ilusad on?
jõudsime koju, Eestis sai 1-3 kotti ja siis me tegime endale teed. Cheers! Andreile ei meeldi need tassid, et need on ebapraktilised. Veits on, aga ilusad. Sa olid käes hoida. Oota. Sul on liiga suur käsi lihtsalt. Tere hommikust, mul on täiesti magamata. Mul öösel kõht valutas 3 tundi. Ükski valuvaigist ei aidanud ja ma mõtlesin reast, et ma suren ära. Ja mul ei ole sükst asja olnud nagu mitu aastat. Ühesõnaga, tüdrukud teavad ja nagu see oli insane valus. Ma võtan oma seda Siimossi. Yummy. Smuuli Maximasse pakkidele järgi. Lihtsalt saadetakse asju, mul ei mahu asjad kappi ära enam. Ja päris mitu pakki on isegi saadetud nii, et ma isegi ei tea, et need on saadetud. Lihtsalt täiesti suvalt on saadetud, vaata. Mis on nagu tore, et ma tegelikult nagu annan emmele ja jagan ära ka ja Andrei saab seal rohkem kasutada oma asju, aga lihtsalt nii palju asju. Praegu mul ei ole selle vastu midagi, et mulle saadetakse. Saatke. Aga mu enda point on lihtsalt see, et ma ei tohi ise mitte midagi enam osta, sest et ma räägin, mul ei mahu asjad ära. Üks mingi loosiga tegema, mul tegelikult on mõttes üks loosikene. Nii et võid kommenteerida ka, kas sulle meeldiks mingi suurem loos näiteks, et siis ma tean. Aga mingi pakk tuli just. See on mingi Vilniusest mingi pakk, ma ei tea, ja siis on Magda Beauty pakk. Ma saan Pauliga teha. Mul võib aku... Tere väga hullult sõida. Mul võib see mäluda. Ma ütlesin ära väga hullult sõida. Mis ma sõitma pean? Erboriani asjad õigus, see mälet. Seda ma mäletan. F-iga CC kreemi on siin kotikeses. Eye cream, väga lahe. Ja concealer, väga lahe. L'Oreal lubas mulle saada pool aastat tagasi mingit uut nende tumepunast seeriat. Nad saatsid mulle Metal Detoxi ja selle. No see ei ole hea lõhnaga. Ma ei tea, kes tahab seda endale. Mulle see ei meeldi väga. Punast ma ei saanud. Tatlid! I want. Need on mu lemmikud asjad. Silmamaskid. Küüne asjad. No rasema veel ei ole. Mul stretchmark ei ole. Mingi lõhn. Nice. Oi ei. Kes paneb mulle Batista? Ma ju ei... Kas tead, mis? Palju pahna. Ei, aga nagu kes kasutab Batista? Sul ei mahu kappi ära. Ei mahugi. Ärge saatke talle enam. Saatke mulle, palun. Sul ei mahu ka kappi ära, sest minu asjad on sinu riiulil. Nii. Kokteil. Mis asi? Kodulõhnastajad mulle meeldivad. Nice. Nagu Andrei ütles, siis palju pahna. Nii naljakas lihtsalt. Nemad järgmiseks nädalaks rääkisid. Täiesti crazy. Nad ikka veel filmivad 2 tundi juba, aga ma mõtlesin, ma lõpetan oma väikse vlogikas ära. Ma loodan, et teile meeldis mu pisikene vlogikene, väike vlogikene, süke kiire nädal, tavaline nädal, mitte midagi erilist, aga väga tore. Ja näeme jälle, on ju? Olge tublid, love you!